29. aprill 2018 uploadisin ma sellele kanalile video nimega Tutvustan teile The Tomsikene. See märkis nii-öelda alguspunkti sellele teekonnale, mis sellest päevast hakkas. Ja nüüd 546 päeva hiljem saame me tähistada 40 000 subscriberi täitumist. Nagu näha, siis ma olen läinud päris šampusest laste šampusele üle. Need ajad, kui ma vett viinapudelist jõin, on nüüdseks vist möödas. 40 000 inimest on ikka räme suur arv. Kas ma oleks kunagi arvanud, et ma nii kaugele jõuan? No, võib-olla. Kas ma oleks kunagi arvanud, et ma nii kaugele Eestis jõuan? Fuck no! Ma olen sügavalt sisimas teile kõigile väga tänulik. Ning selliste milestone'ide täitumisel on alati hea võtta aeg maha ja vaadata, kust me oleme tulnud, kus me oleme ja kuhu me läheme. Selle 1,5 aasta jooksul on toimunud ikka nagu päris palju. No ma ei tea, kui tähelepanelikult te nagu jälginud just olete, aga selle aja jooksul olen ma teinud iga jumala nädal ühe video. Mis on väga fucking keeruline olnud. Siis nad ütlevad, et ma teen vähe videoid. Minge munni reaalselt. No ja võib-olla võrreldes mingi maailma kuulsate suurtüki YouTuberitega, kes panevad iga päev video üles, ei ole küll just midagi erilist. Aga samas võrreldes nendega mulle ka ei maksta miljoneid, et seda teha. Ma isiklikult ütleks, et ma olen väga palju vaeva näinud ja pingutan tohutult, et teile regulaarselt mingit sisu tuua. Ja vaata sellega lihtsalt naljakas asi see, et nagu kui sa juba korra nii-öelda kuulsaks lähed või nagu viraalseks lähed, siis ega sa tagasi minna enam ei taha. Kui mul see suur pauk kanalil ära käis ja peale seda ma nägin kas või nagu natukest langust oma numbrites, see pani kohe mingi alarmid tööle, et paanika käima, et nagu oh my god, kas ma mingi relevant nüüd või? Mis nagu omakorda motiveeris tegema aina rohkem ja rohkem videoid, et hoida seda subscriberite kasvuarvu võimalikult kõrge. Ma tahaks öelda, et pikka aega töötas väga hästi, sest mul oli kindel valem olemas, kuidas neid videoid luua. Oma algsest ideest ma arvutasin välja, milline peaks tulema video sisu, ma panin kaamera püsti, ma istusin sinna arvuti laua taha maha, rääkisin ma tund aega juttu ära ja monteerisin video valmis ning seda uuesti ja 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 uuesti. Ja vaata, mul on alati olnud selline kinnis idee, et nagu ma ei pane videot üles enne, kui ma sellega rahul olen. Ja aegade algusest saadik see on tulnud mulle väga kasuks, sest kui ma filmin midagi, millega ma ei ole rahul, siis ma filmin uuesti seda. Kui on montaažis midagi, mille üle ma ei ole rahul, siis ma monteerin nii kaua, kuni ma olen rahul. Kokkuvõtteks see garanteerib seda, et see lõpp-produkt on tõesti, millega mina olen rahul. Aga kui ma annan endale iga nädal minimaalselt aega, et uus video valmis saada, võtmast endalt kõik need võimalused midagi loovat ja teistsugust teha. Ja iga mööduva videoga see kvaliteedi latt, millega ma pidin rahul olema, aina langes ja langes ja langes ja langes. Ilma, et ma sellest oleks isegi aru saanud väga. Ja see kõik jõudis mulle kohale keset suve, kui ma tegin ühte videot, mida ma ei hakka hetkel nimetama. Ma olin juba monteerimisel lõpufaasi hakanud jõudma ja ma otsustasin, ma vaatan kogu seda värki natuke kriitilisema pilguga. Ja siis mulle jõudis kohale, et ma ei ole absoluutselt rahul selle videoga, mis siis arenes edasi mingiks mentaalseks, loominguliseks kriisiks, mis lõppes kõik breakdowniga, mõeldes, et ma ei ole rahul üldse sellega, mida ma hetkel teen. Kõik, mis selle hetkeni oli tundunud nagu sisu, mille üle ma olin rahul olnud, siis nüüd tundus nagu sisutu pask, mida ma tahtsin teistmoodi teha, aga ma ei teadnud, kuidas. Okei, ja endale probleemi teadvustamine on juba pool võitu, nagu see teine pool võitu, see lahendus actually probleemile, see oli mul puudu ja mul polnud aimugi isegi kust otsast seda otsima hakata. Üritades samal ajal videokallal töötada, siis selle kõrvalt ma hakkasin natuke, tegin väikse mingi mentaalse rännaku, mõtlemaks tagasi sellele, mis mind algselt pani tahtma YouTube'i teha. Ma ei saa öelda, et ma kas või juba tänaseks oleks leidnud selle täpselt õige lahenduse, aga ma kuskilt otsast hakkas see asi arenema. No algul ma leidsin mingi pisikesed asjad nagu see, et ma ei lubanud enam endale seal toas videoid teha, et sellest oma mugavustsoonist välja saada. Või siis see, et ma ei lubanud endale enam mingi suvakaid challenge videoid teha, et actually mingi mõte videote taha panna. Mis siis kõik kokkuvõtteks jõudis tagasi selleni, et ma pean hakkama looma videoid, mida mina tõeliselt tahan. Ma mõistsin, et olla rahul iseenda loominguga on kõvasti olulisem kui see, et sul oleks palju subscribereid. Sest nagu ma võin saladuskattale öelda, et vahet pole, kui palju subscribe sul on, sa ei ole kunagi rahul sellega. See on lihtsalt see, millised me oleme inimestena. Meil on see mingi konditsioon, et me ei ole kunagi rahul sellega, mis meil on. Aga samas see on täpselt see,
mis meid nii võimsaks teeb, see meie tahe edasi liikuda ja areneda ja paremaks saada. Ma ei saa oma filmi tegemise unistuste poole triivima hakata puhtalt ainult sellega, et ma mingit teiste Eesti YouTuberitega päevad otsa tüli norin. Ma pean ennast tõestama nii endale kui ka kogu maailmale. Mida ma kokkuvõtteks tegin, oli see, et ma võtsin oma ideede listi ja tegin selle täiesti tühjaks. Ja ma panin kirja mingi 2-3 ideed, mida ma nüüd kohe ja praegu päriselt teha tahaksin. Ning üks neist oli see minu hiljutine lühifilm unenägude teemal. See on ilmselt mu kõige lemmikum video, mis ma eales loonud olen ning teie positiivset tagasisidet sellele näha tähendab mulle nii palju. See on ilmselt parim näide sellele, et mille poole ma pürgida püüan, aga samas pange ilmselt vaim valmis selleks, et iga video saab mul olema nii erinev, sest nagu mul ongi just nimelt see, et ma tahan endale väljakutse esitada, ma ei oska, ma ei tea, türa, see on nii keeruline sõnastada asju. Türa, putsi! Mida ma kokkuvõtteks öelda tahan on, et aitäh teile 40 000 subscribe'i eest. Ma olen Toomsikene ning kohtume järgmine kord. The tree fell, I stood lonely on the lawn. Welcome, made by the mound. The house fell, I spat around.